Tere! Mina olen Heli Künnapas ja taas räägin sellest, kuidas mul on plaanis sügiseks kokku saada 30 000 eurot. See on siis minu isiklik väljakutse, mille raames ma plaanin koguda selle raha lisaks tavapärastele sissetulekutele ehk siis lisateenistuste leidmise või põhisissetuleku suurendamise teel. Nüüd nendesse postitustesse ja videodesse on siin tulnud väikene paus. See on otseselt siis seotud sellega, mis on pannud pausile päris mitmete inimeste mitmed tegemised, ehk siis veebruarikuus muutunud olud kogu maailmas. Kui need uudised tulid, siis oli minu jaoks nagu ka küsimus, et aga kuidas edasi? Mis on nüüd veel tähtis, mida teha, kuidas teha, mida üldse võib rääkida, mida võib nagu postitada. Ja nii oli see, et mul oli natukene segadus ka enda väljakutsega, et kas nagu sobib üldse praegu minna edasi selle isikliku raha kogumise teemaga, kui tegelikult on nii palju abivajajaid, kes on hulga keerulisemas olukorras. Siis ma suutsin enda jaoks nagu selgeks mõelda, et kui nagu, et minu elu läheb edasi, mu laste elu läheb edasi ja kui ma nagu praegu sellega ei tegele, siis ongi nii, et tegelikult olen mõne aja pärast ise samamoodi keerulises olukorras või siis teadmatuses, et kui juhtub midagi järgmist ootamatut. Nii et lihtsalt tuleb natukene kohaneda ja mõelda, kuidas edasi, aga nüüd siis ma olen uuesti selle väljakutsega ka aktiivsemalt tegutsemas. Ma lubasin siin iga kuu lõpus anda ka ülevaate eelmise kuu tulemustest ja kuna nüüd on natuke paus olnud, siis praegu räägiks veebruarikuust. Veebruarikuus oli siis selle projekti raames mulle kogutud summaks kokku 542 eurot ja 62 senti. See tuli siis artiklite kirjutamisest, millest tuli umbes 130 eurot ja veebruarikuus oli romantiliste lühiromaanide sarja Mõni õhtu romantikat selline soodusmüük ja sellest tuli siis tulu minu jaoks 409 eurot, et see on siis see, nagu, mis ma ise sealt sain peale kõigi muude kulude. Ja reklaamitulu blogist tuli eelmisel kuul 365. See reklaamitulu on siis see, et kui sa lähed mu blogisse Minu ilus elu maal, siis sinna kõrvale tulevad igasugused need reklaamid ja kui sa reklaame kas vaatad või klikid enda peal, siis see ongi see, kust mina saan pärast raha. Nii et kui mõnigi blogija siis maksab, ma ei tea mida kõike kinni sellest, siis mina sain 365 eelmine kuu selle eest raha. Mis nüüd mõjutas sellised tulemused, et teatavasti peaks ma umbes 5000 eurot kuus koguma, on see, et esiteks ma tegelesin mitme pikaajalise projektiga. Näiteks mu noorteraamat Mälestusteta suvi, selle teine osa, see sai siis ümber kirjutatud ja uuesti ümber kirjutatud ja suur osa kirjutamise ajast läks just selle peale, aga nüüd on praegu niiviisi, et see raamat tuli toimetaja käest, ma käin seal ise veel kiirelt üle korra ja siis läheb kujundajale, nii et aprillikuus tõesti jõuab see ka lettidele. Et põhimõtteliselt 2 aasta jooksul tehtud töö on siis lõpuks jõudmas kaante vahele. Ja seda raamatut on päris palju juba ette tellitud ja ette tellimine jätkuvalt kirjastuse kodulehel käib. Nii et see on selline kergendus, suur kergendus, et sealt vabaneb väga palju minu energiat, kuna see mitu aastat seisnud ja niiviisi tiksunud töö on siis lõpuks tehtud. Siis teine kirjutamise ja kirjastamisega seotud töö on see, et loomulikult mõtlesin mina samamoodi, et kuidas ma saaksin ukrainlasi aidata ja omalt poolt panustada. Ühel hetkel hakkas siis minuni jõudma järjest infot, et nendel lastel, kes siia tulevad, ei ole midagi omakeelset lugeda. No ja nii tuligi kiirelt siis mõte, et teha ukrainakeelseks minu laste raamat Karupoeg Lukas tahab saada viiuldajaks. Mul on siin tegelikult lätikeelne versioon hetkel näidata. Selle raamatuga siis läks nii vahvalt, et kuna see on ka inglise keeles olemas, see enne koroona aega pidin raamatuga Ameerikasse minema, aga koroona tuli peale, siis oli võimalus leida ukrainlasest tõlkija. Nii et ma sain peale kõige muu pakkuda tööd ukrainlasele ja niiviisi siis aidata sõjapõgenikke. See oli hästi vahva, kuidas nagu, millest tagasisidet ta andis ja kuidas see töö, see tõlkimine, selle lasteraamatu tõlkimine oli tema jaoks nii oluline, et see oli nagu minu enda jaoks üllatus, et ma
leidsin viisi, kuidas siis otseselt anda abi inimestele, kellel vaja on ja just, et nad saavad jätkuvalt ka tööd teha ja igal juhul jah, et hästi positiivne tagasiside oli see. Nii et nüüd on see ukrainakeelne lasteraamat, see sai siis ka hästi kiiresti, et ta tõlkis väga kiiresti selle ära, sai kujundatud, et kuna kõik oli ju eelnevalt ka olemas ja see on nüüd trükikojas ja tuleb aprillikuu alguses. Esimest tiraaži on juba suurem osa ette tellitud, aga siiski on veel natukene võimalik neid juurde tellida, et praegu on veel esimesest tiraažist vabu raamatuid ja samamoodi Helikirjastuse lehelt saab tellida. Ja kes tahab siis seda ukrainakeelset lasteraamatut tellida, siis tasub kindlasti mõelda, et kui sa tahad mõnele abiorganisatsioonile selle saata või abi vahendavale organisatsioonile, siis uuri enne nende käest, et kuidas ja kuhu nad pakki tahavad kätte saada. Et pärast ei oleks seda, et raamatut olemas, tahaks saata ja tegelikult lähevad kuidagi valesti. Et võimalikult kiiresti siis ka see liiguks ja need raamatud jõuaks õigete inimesteni ehk nende lasteni, keda see raamat tõesti võiks rõõmustada. Nii et see on siis ka üks teine pikema tuluga projekt, millega ma olen tegelenud, millel hetkel hinnasilti küljes pole. Aga selle raamatuga on ka, et selle ukrainakeelse lasteraamatu, see on müügil väga soodsa hinnaga ja just see ei ole nagu selline väga tulus projekt üldse minu jaoks ka, vaid see on tõesti nagu mõeldud aitamiseks ja sellepärast, et mina saan niiviisi aidata. Ja see on lihtsalt see töö, mis ma sain teha, et oma põhitööga ma sain panustada ja lihtsalt nii ongi, et ma tegin seda, mis ma oskan, aga mitte siis nagu tavahinna eest, et just jõuaks võimalikult otse see abi lihtsalt õigesse kohta. Nii, aga tänane teema. Eile sain ma siis suure avastuse osaliseks või mõistmise osaliseks, et mis on järgmine samm, mis tuleb teha. Ja see tänane õpetus, siis tänane rahatarkus on see, et tee oma toode või teenus kättesaadavaks. Tundub hästi loogiline. Aga mina siis avastasin seda, et minu koolitused ja koolitustega seonduv ei olegi väga kättesaadav. Tegelikult ma teadsin seda, aga ma ei suutnud enda jaoks sõnastada. Et nüüd ongi see, et mõtle need esimesel kohtumisel läbi räägitud teadmised ja oskused, mis sul on, millega sa võiksid teenida raha, aga et kui sa seda praegu ei tee, miks? Mis on see takistus, mis su tee peal ees on? Ja mina sain aru, et näiteks koolitustega on minu jaoks tehniline tugi. Ma ei suuda ise videosid editida kuidagi, ma ei tee neid Facebookis neid plakateid, coveri neid fotosid ja kõik see on minu jaoks selline hästi võõras teema, võib-olla ma midagi suudaks ära teha, aga see ei ole minu teema. Kui ma saan valida ja oma aega, et kuidas ma panustan, ma teeks seda teistmoodi. Ma olen mujal kasulikum kui siis, kui ma püüan mingit tehnilist tööd teha. Ja eile ma saingi aru, et ma olen oma koolituste teemaga hoidnud tagasi. Ma ei paku neid väga välja, sellepärast, et ma tean, kui palju tehnilist tööd sellega tuleb. Mitmed minu koolitused on Edu Akadeemia lehel praegu üleval. Nad kasutavad Elisa Stage platvormi siis ja seal selle kaudu müüvad. Aga samas on mul päris palju veel materjali, mis on lindistatud, mida ma olen mõnes kohas kasutanud, osadele inimestele müünud ja need on lihtsalt YouTube'is nende peidetud lingiga või kuidas ta öeldakse, nii et kui ma saadan inimesele lingi, et muidu seda ei näe, aga kui ma saadan lingi, et siis ta nagu näeb seda. Mis tähendab seda, et iga kord, kui keegi seda koolitust osta tahab, siis ma pean nagu tehnilist tööd käsitsi tegema ja saatma neid. Ja siis tundubki nagu pigem see, et ma ei pakugi neid välja, sest kas ma jälle jõuan õigel ajal meilidele vastata ja kas ma siis leian need asjad kõik üles ja selline nagu enda jaoks olen ma loonud nii keerulise süsteemi, et mul on tõrge ees sellega, et seda üldse teha. Pluss on mul erinevad PDF-materjalid, mis on samamoodi, et ma saadan neid käsitsi ja lihtsalt nagu ühekaupa, mis tähendab ka inimese jaoks, et see on ebamugav, et ta peab minu käest nagu ühekaupa tellima ja küsima, et kuule, ma tahaks nüüd seda ja teist ja siis ma saadan meili peale selle ja see on võimalik. See on võimalik, seda saab teha, aga see tähendab, et sellal, kui ma saadan neid meile ja otsin neid linke ja asju, siis ma ju ei tee seda ja näiteks järgmist koolitust, ma ei pane materjali kokku ja ei tee midagi taolist. Lehel Lugedes rikkaks ehk minu Facebooki grupis Lugedes rikkaks ma panin üles hiljuti küsitluse, et milline võiks olla järgmine teema, millega aktiivsemalt tegeleda. Seal on siis pakkumises, et kas harjumuste muutmine, ajajuhtimine või siis eesmärkide saavutamine.
praegu need, kes küsitlusele vastanud on toonud välja just harjumuste muutmise teema, nii et järgmisel nädalal ilmselt läheb käima siis harjumuste muutmise tasuta väljakutse. Ja see on siis seal grupis Lugedes rikkaks, et kõik, kes seal grupi liikmed on, nemad siis näevad seda, et mis seal toimub. Ja see on algus siis sellele, et ma rohkem ka harjumuste muutmise teemaga tegeleks. Ma olen ise nüüd ka viimased kuud siin ühes terviseprogrammis aktiivselt osalenud ja hästi paljud mustrid ka pidanud läbi käima, palju muutma ja see on andnud nagu tõesti ka julgust selle koolituste teemaga tegeleda. Ma olen viimastel nädalatel käinud mitmetel kohtumistel ja paaril raadiointervjuul ja siin artikleid kirjutanud edasi, intervjuusid andnud ka. Ja ma olen saanud hästi palju rääkida nagu iseenda tegemistest ja siis sellest, mida ma oskan ja tean. Ja võib-olla see on ka andnud mulle sellist julgust ja selgust, et mida ma oskan ja just, et selle enesearengu teemal, et ma olen nii palju ise sellega tegelenud viimastel aastatel, et mul on seda, mida edasi anda. Ja see mõistmine siis viiski mind selleni, et ma sain aru, et mul on mida edasi anda, aga ma ei oska seda teha, või mitte ma ei oska teha, vaid ma olen enda jaoks loonud süsteemi, mis ei toeta seda, et ma nagu seda lihtsalt edasi annaksin, vaid süsteem takistab seda, et ma nagu seda infot annaks edasi, sest tehnilise toe taha jääb asi. Nii et nüüd selleks nädalaks ongi minu ülesanne leida inimene, kes näiteks kas loob mulle sellise kodulehe, kus saabki need koolitused, PDF-id, just koolituste nagu siis videolindistused ja PDF-id ja PDF-materjalid panna müüki, et inimene saab otse sealt osta. Blogi on mul olemas, need blogi nagu ma ilmselt sinna eraldi sellele lehele ei pane, sest ma kasutan ühte blogi, see Minu ilus elu maal, aga jah, et need nagu ülejäänud asjad oleksid seal kättesaadavad. Ja see annaks mulle siis rohkem võimalust ja aega tegeleda uute koolituste loomise ja kokkupanemisega. Sest lihtsalt need teemad on olulised ja see eneseareng, et just näiteks harjumuste teema see uus, et see on väga vajalik. Meil on kõigil seda vaja. Ja see tõstab nagu elukvaliteeti tohutult, kui sa suudad mingeid harjumusi näiteks parandada. Nii, et siis tänane soovitus on see, et tee oma toode või teenus kättesaadavaks. Nii, aga nüüd üks asi veel, et miks ma ka nagu ei olnud väga paanikas, et kuna mul siin väike paus sisse tuli, on see, millele ma vihjasin eelmises postituses, et seda minu väljakutset on asunud kajastama nipiraamat. Ehk siis märtsikuu nipiraamatus ilmus esimene selline kolum ja nüüd kuni selle väljakutse lõpuni nad siis lasevad mul iga kuu sinna kirjutada või tellisid nagu, et ma kirjutaksin. Ja nii ongi, et nipiraamatus saad samamoodi lugeda, et mis ma siis teen, mis on järgmised sammud. Sealt võid lugeda juba aprillikuu nipiraamatust võid lugeda juba ka pikemaajaliste sammude kohta, mis on plaanis. Ja mida natukene ka siis sõjaaeg on siin nagu mõjutanud. Aga ma kirjutan ja räägin nüüd ka enda blogis jätkuvalt uuesti. Nii et ma loodan, et sellest tänasest soovitusest on ka sulle kasu. Tule ja loe siit mu blogist ka teisi postitusi. Tule vaata gruppi Lugedes rikkaks, seal ma jagan siis enesearengu mõtteid, et üks asi on see väljakutse, aga ma jagan seal ka kas igapäevaselt või üle päeva nüüd hakkan jagama selliseid lühemaid mõtteid, mis on ka seotud enesearenguga ja ehk annavad ka sulle mingeid mõtteid või sellist tuge, et igapäevaselt paremini hakkama saada. Nüüd kohtumiseni!